Paar nädalat tagasi rääkisime teile uuest Lincoln navigaatorist ja siis tõdesime, et tegu on ühe tõelise raamile ehitatud elajaga, millised on vähe alles jäänud ja täna saame samasugust toredat tõde siis rääkida teile, sest et tutvustame teile 4. generatsiooni Suzuki Simmist, mis on tõeline, haruldane, veel järglasi saav dinosaurus. Ja teda uut generatsiooni Simmit on väga tihti võrreldud ka Mercedes-Benz G-klassiga, tõsi, sinna G-klassini on Simmil veel päris mitmed tuhanded kümned eurod minna. Suzuki Simmi lugu saab alguse 1970. aastal, kui Suzuki esitles esimese autotootjana Jaapani G-klassi nelikveolist maasturit. 3. generatsiooni Simmi siis on müüdud 194 riigis ja 2,85 miljonit eksemplari. Uuel mudelil on inspiratsiooni ammutatud 2. generatsiooni Simmist ja valikus on 3 siis 2 värvilist kombinatsiooni ja 5 erinevat värvitooni. Ja ehitatud on ta redelraamile ja tagaosa on väga jäik ja seda toetavad 2 pikki tuge ja kõikhoov. Sisse lülitatav nelikvedu on kõigis Suzuki siis varustusastmetes olemas ja ka siis aeglusti käigukastis. Halogeenlambid on tal olemas ja kaugtulede automaatlülitus ja vaid 2 kõlarit. Nutitelefoni audiosüsteem ja avariipidurduse hoiatussignaal ja rehviroo jälgimissüsteem. Ja selline näeb välja uue Suzuki Simmi interjöör, mis on ka väga minimalistlik, kuigi seal on olemas kõik eluks täiesti vajalik ja nagu näha siis ka kena automaatne kliimaseade ja multimeediasüsteem ja multifunktsionaalne rooliratas. Ja sisu meenutab ka mõne kandi pealt natukene Mercedes-Benz G-klassi, just need nupud näiteks siin. Ja mootoriks on tal 1,5 liitrine bensiinimootor, millel on 75 kW, 102 hobujõudu ja mitme punkti sisse pritse ja 5-käiguline manuaali ja siis 4-käiguline automaatkäigukast, mis on tõeliselt tehnikajast oli jalgu jäänud, kuid väga tured selline on olemas ja siis ja keskmine kütusekulu jääb tal 7-9 liitri vahemikku. Hinnad algavad uuel Suzuki Simmil 16 300 eurost, mis on vägagi soodne ja lõppevad 20 990 euro juures, mille eest saate juba GLX varustustasemes Suzuki Simmi automaatkäigukastiga. Ja 2 värvilise tooni eest tuleb juurde maksta 690 eurot. Suzuki Simmi on igati korralik auto, tal on olemas kõik vajalik ja ta on väga kihvt, selline vanakooli tõeline tugev elajas, pisikene elajas, kuid natukene annab norida siis selle mootori kallal, mis on natuke liiga väike ja mille maksimumkiirus on vaid 140 km tunnis. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni ja minge tehke prooviseid uue Suzuki Simmiga.